Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus arutame lahti lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Riigikogu otsustas kolmapäevasel istungil moodustada kõigi fraktsioonide esindajatest koosneva uurimiskomisjoni, et süstemaatiliselt analüüsida Venemaa mõjutustegevust, rahastamisviise, seotust Eesti avaliku sektoriga, propagandaprojekte ja nendega kaasnevaid riske. Kas vastavad riskid meie ühiskonnas on nii kõrged, et antud komisjoni loomine oli möödapääsmatu ning millised ohud sellega kaasneda võivad, seda arutame idee eestvedaja Eerik-Niiles Krossiga. Tervist! Tervist! No ma esitan teile 10 antud teemalist kas-küsimust ja vaatame, mis välja tuleb. 10 kurja küsimust. Mõned kurjemad kui teised. Kas olukord on sedavõrd ohtlik, et sellise komisjoni moodustamine oli tõepoolest möödapääsmatu? No komisjon ei ole veel tööd alustanud, nii et eks ta siis tuvastab ohutaseme. Et üks ajend selle komisjoni moodustamiseks oli kurikuulus Bessedini juhtum, kus ühest küljest mees tegutses 15 aastat, kõik justkui teadsid, et ta nagu Venemaa asja vähemasti osaliselt ajab. Midagi temaga ei juhtunud ja alles siis, kui kaitsepolitsei algatas kriminaalasja, mis oli võimalik ainult selle tõttu, et mitte selle pärast ju, et ta Vene propagandat tegi. Et selle ajend või põhjus oli, ta kasutas sanktsioneeritud telekanalite materjale oma kanalites. Ehk siis nagu see põhisüüdistus oli sanktsioonide rikkumine, aga loomulikult on seal taustal selline süsteemne mõjutustegevus ja sellele lisaks selgus, et suure osa sellest tegevusest oleme me maksumaksjatena ise kinni maksnud läbi Tallinna linnavalitsuse ja mõne muu. See oli selline ehmatav tõdemus paljudele ja Riigikogus kolleegidega arutades seda asja tekkis tunne, et kas või selle probleemi teadvustamise huvides juba ühiskonnas, sellise profülaktika huvides oleks hea vaadata seda laiemalt, jah, ühest küljest seda, et kas selliseid juhtumeid on veel, kuidas üldse, ja mitte ainult omavalitsused, vaid ka ministeeriumid on käitunud, kas on vaja kuidagi muuta mõnda seadust, näiteks riigihanke seadust. Praegu on ju olukord, kus kui Bessedin oleks tulnud riigihankele ja seda juhtuski enne kriminaalasja, ega sellest, et ta oli kaitsepolitsei aastaraamatus kirjas, ta ju ei diskvalifitseerunud osalemaks riigihangetel, nii et kui ta tuleb, taoline isik või ettevõte tuleb ja võidab hanke, sest tal on väga odav hind, siis tuleb ta temaga leping sõlmida. Võib-olla on mõistlik seda korda muuta ja nõnda edasi, aga loomulikult me tajume teataval määral seda kõik, mis toimub sotsiaalmeedias, need, kes seal vähemasti on, suhteliselt kallutatud materjali väga palju, ühes kanalis rohkem, teises vähem. Hiljuti oli siin päris huvitav lugu selle kohta, kuidas ilmselt Venemaaga seotud inimesed kirjutavad ümber Wikipeediat, muutes Eestis sündinud isikute sünnikohad Nõukogude Liiduks ja kirjutavad ümber Eesti ajalugu puudutavaid ehk siis selline vaikne ja süstemaatiline nagistamine käib kogu aeg. Igal tasandil käib mingisugune tegevus, suur osa on sellest nõnda nimetatud hallil alal, mis on siis nagu õiguslikult jokk, ilmselgelt Eesti huvide vastane või Vene huve või võib-olla ka mõne teise riigi huve tõukav. Nii et kuidas selle kõigega hakkama saada, et selle nagu rahulikult süsteemselt mõelda, selleks see komisjon ongi ette nähtud. Pressiteates oli öeldud, et Venemaa mõjutustegevus Eestis on osa laiemast strateegiast, mille eesmärk on nõrgestada Eesti riigi julgeolekut ja vastupanuvõimet. Et kas neid ilminguid ja seesugust infosõda, te osaliselt küll juba vastasite, on Eesti riigis juba igapäevaselt märgata? Eks see on natukese nagu märgata tahtmise asi.
et mul võib-olla on pisut teravdatum närv selles asjas. Võimalik, et paljud ei panegi seda tähele ja see muide on iseenesest ohtlik, et kui kõige parem mõjutustegevus ongi selline ju, kui mõjutatav ei saa aru, et teda mõjutatakse. Nii et ma usun, et seda on rohkem, kui me tajume, jah. Et teie jaoks on oluline meeles pidada, et vaenlane ei maga? Ja, esiteks seda, aga ütleme väga laias laastus, praegu muidugi Ukraina sõja taustal on paljud need küsimused võib-olla teravamad ja võib-olla ka eksistentsiaalsemad, Euroopale üldse, mitte ainult meile. Ja just selle tõttu, et Venemaal on palju suurem huvi meid suruda eemale Ukraina aitamisest, muuta ühiskonda passiivsemaks, hirmutada, luua sellist hoiakut, et ärme provotseeri, et jätame Ukraina üksi, sest siis jäetakse meid rahule, ajada meid tülli, ajada liitlasi omavahel tülli, ajada Euroopat ja Ameerikat omavahel tülli, et ütleme seda sorti lõhestustegevust on ju märgata. Kas Eestis on poliitilisi jõude, keda juba täna peaks teie hinnangul lähemalt uurima? Ma arvan, et selle komisjoni uurimisobjektid ei ole poliitilised jõud. Parlamentaarses demokraatias eriti need oli öeldud, et avalik sektor peaks tähelepanu all siiski olema. Ja, seda muidugi. Asutused, kes kasutavad maksumaksja raha, loomulikult. Ja nemad on ka ilmselgelt mõjutustegevuse objektid väga paljus. Aga selge see, et komisjon tahaks vaadata mõnda poliitilist jõudu eraldi, seda ma arvan, et see oleks kohatu. Et see käib, et vaadatakse, ütleme nii, me võime metodoloogiast eraldi rääkida, et üldse kuidas me jõuame metodoloogiani ka veel, me jõuame, see küsimus on täitsa olemas. Ja, aga et pigem, et kui et mida või keda, et siis et eks see asi hakkab nagu lõpust peale, et vaadatakse toodangut, et mis sõnumeid, kus edastatakse, mis projekte tehakse ja siis kuidas see käib, kes rahastab, kes suunab ja kuhu see siis lõpuks välja jõuab, seda ei oska keegi ütelda. Et ei alustata kindlasti mõnele mitte sobivate poliitiliste jõudude uurimisel. See kõlab väga sellise mastaapse tööna, et tundub, et riigikogulase töö kõrvalt seda komisjoni tööd teha, et see võtab üksjagu aega. See sai sõnastatud väga ambitsioonikalt loomulikult, nii et aastakene on meil aega, et vähemasti Riigikogus sageli võetakse seadusi vastu suure kiiruga, nagu me siin tähele oleme pannud viimasel ajal. Nii et hakkame peale, kui vaatame, kuhu me jõuame, võib-olla järgmine koosseis, kui töö pooleli jääb, tahab jätkata. Kas Kaapost ei piisa selle töö tegemiseks, et millised hoovad saavad olema loodaval komisjonil, mida kaitsepolitseil pole? Või kuidas nad teineteist siis toetama peaksid ja kas üldse? Ja kaitsepolitseil on loomulikult kõik hoovad olemas, aga kaitsepolitsei tegeleb siiski kuritegevusega. Kui on seaduse rikkumine. Et teie üritate parandada siis seadusloomet. Me vaatame ka seda nii-öelda halli ala tegevust, et see mõjutustegevus on natukene nagu ka, ütleme, võiks tuua paralleeli, et venelaste igasugused sabotaažid NATO riikides, mis artikkel 5 ei käivita, sõda ei ole, nii et sõjaväega vastu ei hakata ja siis ei olegi justkui kedagi, kes tegeleb. See Bessedini juhtum kas või on ju seal kohe ilus näide, et kaitsepolitsei tegeles siis, kui oli kuriteo koosseis. Et meie vaatame just nimelt neid asju ja seda ala, mis jääb kaitsepolitsei otsestest ülesannetest väljapoole. Usute, et see komisjon võib mõjuda mõneti ka heidutusena, et inimesed, kes võib olla muidu kerged nagu sellele libedale teele minema või
tundub, et nad võiksid hõlpsasti seal libedal teel minna, et tänu sellele komisjonile võib-olla jääb mõni tegu tegemata. Või arvate, et see on üks Riigikogu komisjon, mis tegelikult ei morjenda kedagi? Et kui palju te näete nagu seda mõjuvõimu sellel loodaval komisjonil? Ta vaevalt, et ta nüüd nii väga nagu et Venemaa hakkab kartma. Seda pigem siit poolt keegi, mõni täideviija võib-olla mõtleb 2 korda rohkem, aga pigem ma võib-olla suuremat kasu näen lihtsalt selle probleemi teadvustamises. Et kui me sellest räägime, juhime tähelepanu, see on umbes nagu küberturvalisus, et ikka tuleb aeg-ajalt õpetada, et salasõna tuleb vahetada ja mitte naabripoisile anda. Te mõneti küll seda teemat puudutasite juba ka, aga kas on oht, nagu teie poliitilised oponendid on juba maininud, et sellest võib kujuneda nii-öelda nõiajaht? No ma justigi nõida ei ole siiamaani, et me ei tea, kes see nõid sel juhul on, keda jahtima hakatakse. Aga mina olen üritanud rahustada kõiki oponente. Et lõpuks on seal opositsiooni koalitsiooni tasakaal selles komisjonis, nagu teistes erikomisjonides. Nii et ma arvan, et see jutt nõiajahist ja poliitilisest kallutatusest on selline paratamatu poliitteater, mis alati asjadega kaasas käib. Nii et seda Trump ei ole kellelgi tagataskus, et kui meil Riigikogu valimised on tulemas, siis see Vene kaart lauale laotakse ja otsitakse kuskilt kõikvõimalikke olemasolevaid või olematuid sidemeid. Seda tehakse ju niikuinii. Seda tehakse niikuinii. Jah. Nii et minu meelest mitte ja praegu lõpuks ikkagi ju kõik erakonnad hääletasid komisjoni moodustamise poolt ja löövad kaasa, nii et tuleb loota, et see saab kõige efektiivsemalt lihtsalt tööle pandud, et ta täidaks nende eesmärki. Jah, samamoodi toimib ju korruptsioonivastane komisjon, meil toimub seal riigi eelarvekontrolli komisjon, mõlemad on opositsiooni käes ja siiamaani on asi ikkagi nagu suhteliselt tasakaalukas. No veel kord opositsiooni kriitikast, et opositsioon on välja toonud, et meie riigi vaenulik mõjutustegevus ei pruugi tulla vaid Venemaalt. Kas mingil hetkel on plaanis ka komisjoni fookust siis võib-olla laiendada? Et kui praegu peaks see komisjon, ütleme, tõepoolest efektiivselt ilusti tööle minema, kas siis tasuks kaaluda ka seda, et võib-olla seda fookust kuidagi teistele riikidele samuti laiendada, kes võiksid meile paha tahta? Jah, ühest küljest tõenäoliselt on tõsi, et mõni teine riik midagi siin veel toimetab, on siin märgata olnud päris huvitavat sellist Palestiina meelsust, võib-olla osa sellest, võib-olla mõni riik Lähis-Idas näiteks aitab kaasa sellele, ei oska öelda. Palju on juttu võib-olla küll passiivsemal moel, aga ikkagi Hiina tegevusest. Aga on päris selge, mulle tundub, et meie geograafilises ja julgeolekupoliitilises olukorras, kus me oleme, on Venemaa osa selles tegevuses ikkagi valdav. Nii et eks jah, muidugi, et kui silma jääb midagi, ma ei hakka kohe praegu välistama, et ei mitte mingil juhul, et Iraani me mingil juhul ei vaata. Et Venemaa ja tema liitlased. Jõudsimegi nüüd metodoloogiani, et kas mõjutustegevuse määratlemiseks on olemas mingid kindlad piirid? Jah, see on keeruline küsimus, et nii nagu ei ole sellist universaalset retsepti, et kuidas mõjutustegevusele vastu hakata. Ja mida siis üldse tegema peaks, eks seda ei ole ka mingit sellist, et iga kaasus on ilmselt ka erinev siin. Jah, ja ei ole, iga kaasus on erinev, iga piirkond on erinev, need teemad on erinevad, see mõjutustegevus käib ka erinevates dimensioonides, inforuumis ta enamasti käib, aga mitte ainult. Nii et üks asi, mida
ma loodan, et me teeme, on kõigepealt just nimelt see metodoloogiline külg, et vaatame, mida teised riigid on teinud, mõned näiteks Briti parlament ja britid on teinud päris mitu raportit, mis on olemas Euroopa Liidu mõned sellised keskused, mis mõjutustegevusega tegelevad, et natukese kaardistada seda, et mis on juba olemas ja leppida kokku, et kuidas me mõõdame, ütleme, kui me räägime nagu rahastusest. Et päris jalgratast leiutama ei pea siin. Ei ole mõtet, jah. Ja kui me räägime rahastusest, siis ütleme, komisjonil on küll praegu väga ambitsioonikas eesmärk seda Vene või varjatud rahastust kuidagi analüüsida. Aga on päris selge, et me nüüd mingisuguse forensikaga tegelema ei saa ise hakata või neid krüptovолleteid jälgima. Aga on ju, komisjon saab alati küsida vastavatelt asutustelt ja vaadata, et seal on täiesti eraldi metodoloogia. Et kui tekib juba mingisugune kahtlustus, et siis küsida luba, et näha mingid rahavoogude jooksmist. Kõigepealt küsida seda, et kas on midagi üldse täheldatud, kus on mõtet ja siis võib arutada, et kas sellega peaks süvitsi minema. Aga metodoloogia on väga huvitav ja ma mõtlen, et sellest võib-olla tuleb lõpuks kasu mitte ainult meile, vaid ka meie liitlastele. Kas kasulikul idioodil, riigireeturil ja mõjuagendil on vahe? No ikka on vahe, jah. Mis see vahe on? Ühe tegevus on teadlik ja tahtlik ja teise tegevus võib tuleneda headest soovidest lausa. Aga teie komisjoni hammasrataste vahel võib sattuda nii ühed kui teised? Jah, ütleme niimoodi, et ega komisjon ei ole uurimisorgan ja ei kavatse hakata tegelema inimeste ülekuulamisega. Nii et ei saa välistada, et jääb kuskil mõnes juhtumis keegi ette, kelle puhul komisjonile tundub, et võib-olla mõni uurimisorgan võiks lähemalt vaadata seda asja. Aga komisjon ikkagi vaatab seda asja laiemalt. Et me proovime aru saada protsessidest, kuidas mõjutustegevus töötab. Ja siis analüüsida seda, et kuidas sellele siis, kuidas need läbi lõigata, kuidas vastu panna, kuidas võita see infosõda. Kas neid eelnevalt nimetatuid tuleks seaduse silmis käsitleda erinevalt või on neist lähtub ohutase sama? No neid käsitletaksegi erinevalt. Aga tegelikkuses siiski, kui see kasulik idioot satub kellegi osava inimese mõjuvõimu, siis ta sealt lähtub kahju. Aga sealt siis ta ühel hetkel ikkagi muutub, ta võib muutuda riigireeturiks näiteks. Aga see, et kas seda me oleme lähiminevikus Eestis näinud? Ütleme, loll olla ei ole Eestis keelatud seadusega. Seda eest ei saa inimest karistada. Aga kui sa lolluse tõttu sooritad kuriteo, siis see on karistatav. No riigireeturina meil hiljuti just mõisteti siin. Jah, aga selle kohta on karistusseadustikus olemas paragrahvid. Seal seda kasuliku idioodi paragrahvi ei ole ja kindlasti ei tohiks ka seda sinna kirjutada. Seda ei kavatse komisjon. Kas te usute, et tema tegevus oli teadlik? Et kellest me räägime praegu? Räägime Petersonist. Kas tema tegevik oli teadlik ja sihipärane? Või kuhu nende 3 määratluse alla tema võiks kuuluda? No Peterson ikkagi ju suhtles Vene eriteenistustega, sai nende käest nõu ja see on seadusega keelatud. Seadusega keelatud kindlasti, aga kas te arvate, et tegemist oli siis sellise tõsise mõjuagendiga või sattus ta sinna puhtalt oma mingisugusest, ütleme siis, soovist saada kuulsaks ja olla poliitiline liider ja nii edasi, et võib-olla ta täpselt ei saanudki aru, mida ta tegi või kuhu ta sattus? Ei tea, ma ei ole teda niimoodi psühhoanalüüsinud, et võimalik, see pole ka võib-olla ühel hetkel nüüd väga tähtis, et kas keegi sõitis kriminaalses joobes autoga ja tegi seda, kuna ta ei teadnud, et nii ei tohi teha.
või tegi seda teadlikult seadust rikkudes, et noh, seaduse mõttes ei ole vahet, eks ole. Kas Eesti on alates Ukraina sõja algusest oma teadlikkust ja tegutsemisviise idanaabri suhtes ka reaalselt muutnud või on lihtsalt antud temaatika ümber nüüd avatum dialoog, kuid tegelikkuses oleme ikkagi sama haavatavad? Ma usun, et no kuidas võtta, mis on Eesti, eks ole, et Eesti riik loomulikult on vastavad struktuurid, analüüsivad seda kogu aeg, mis toimub inforuumis, mis toimub üleüldse selle sfääris ja midagi võetakse pidevalt arvesse, aga ma arvan, et ühiskond laiemalt on ka tähelepanelikum. Nii et ma usun, et meie valvsus on tõusnud? Jah. Või on meie valvsus olnud tegelikult kogu aeg suhteliselt kõrge, et idanaabrilt tulenevat ohtu me ju siiski sellest räägitakse. Võrreldes väga paljude meie liitlastega loomulikult. Et meil on ka see ajalooline mälu veel ikkagi peaaegu elus. Et üldiselt öeldakse ju seda, et vabaduse tegeliku hinna unustavad ära need, kes enam ei ole kokku puutunud inimestega, kes ise on pidanud selle eest võitlema, et kaugemal Lääne-Euroopas on rahuaeg liiga kaua kestnud, et meil veel isad ja vanaisad on rääkinud. Aga oma liitlaste tähelepanelikkust antud temaatika osas oleme me tõstnud? Eesti on ju siin sanktsioonide eest kõneleja olnud. Joo, seda ju juba 22. aastal siin ju kõlas korduvalt Lääne poolt, et teil oli õigus ja me oleksime pidanud teid kuulama. Nüüd mõnikord tahaks küsida, et kuulake siis nüüd. Et nüüd hakkab jälle tarkust tagasi tulema neil. Et tekib sõjaväsimus ja... Aga laias laastus ma arvan, et ikkagi et see väga oluline muutus nüüd viimaste aastate vältel 22. aastast alates on see, et ütleme, vähemasti Euroopas ohuhinnang on enam-vähem üks sama. Et seda ohtu mõistetakse, ohu tõsidust mõistetakse üsna ühtemoodi. Et meil ei ole seda vaidlust, et kas Venemaa on ohtlik ja võib ohustada ja toimetab vaenulikult. Nüüd kindlasti on veel eri arusaamu ja see on ka võib-olla paratamatu, et sõltuvalt geograafiast ja ajaloost, et kuidas peaks sellele reageerima, kui intensiivselt, et seal veel ei ole päris unissoonis see asi ja võib-olla ei peagi olema. Aga kas teile tundub, et see ühtne arusaamine on ka reaalselt nõrgestanud kuidagi Venemaa positsiooni rahvusvahelistes suhetes? Et eks ta selline paariariik on nagu kogu aeg olnud ja temasse on suhtutud kuidagi teistmoodi, aga kas praegu on see suhtumine kuidagi nad lükanud suuremasse isolatsiooni või tegelikult nende jaoks ei ole midagi muutunud? Ei, loomulikult on. Ütleme, enne 22. aastat oli ju ikkagi Venemaaga läbikäimine oli ikkagi enam-vähem nagu normaalne asi. Me räägime siin Venemaa juhtidest, me räägime siin näiteks oligarhidest ja me räägime lihtsast venelasest, et kelle jaoks kõige rohkem on muutunud? Lihtne venelane üldiselt ei käinud ka varem eriti läbi välismaaga, et seal neid, kes on Euroopa vahet saalivad, et neid on alati olnud ikkagi suhteliselt väike osa. Nii et eks see on muutunud nende kõigi jaoks, kusjuures ma arvan, et võib-olla tõesti selle lihtsa venelase jaoks, kes elab mitte Moskvas ja mitte Peterburis, on võib-olla kõige vähem veel muutunud. Ma arvan, et nende jaoks loomulikult on muutunud ka nende inforuum. Et see pressuur ja pinge tuleb ikkagi siis pigem kõigepealt ülemistele kihtidele? Nende jaoks on see vast suurem probleem, et seal on loomulikult neid, kes väidavad, et sanktsioonid mõjutavad kõige rohkem, mis puudutab näiteks viisakeeldusid ja raskusi reisimisel, et see mõjutab nii-öelda mitte süüdi olevaid venelasi rohkem kui seda, kes tegelikult sõjas kõige rohkem süüdi on. Nii ja naa, et on päris selge, et ega need sanktsioonid ainuüksi seda ei lõpeta.
ja nad ei ole kunagi loo olukorda, kus enam üldse ei jõua kiibid Venemaale ja enam midagi läbi ei tule ja nõnda edasi ja naftat ikka müüakse. Nii et see on lihtsalt üks instrument, aga ma arvan, et nad on sanktsioonid on vajalikud ja mängivad oma olulist rolli. See üldine taju, ma usun, et Euroopas valdavalt ikkagi, ütleme, kui me vaatame Euroopa avalik arvamus, võimalik, et see kõik on hoopis teistmoodi nõnda nimetatud globaalses lõunas ja need postkoloniaalsed riigid ja seal need asjad mõjuvad teisiti ja võib-olla neile ei tund, nende jaoks on sageli nii, et kõik need valged mehed on halvad, et pole suurt vahet, kas on inglane, prantslane või venelane. Aga kui me räägime nii-öelda oma ümbruskonnast Euroopast, siis siin on ikkagi see keskmise Euroopa valija jaoks on täna see venelase kuvand, Venemaa kuvand hoopis teine, kui ta oli. Eerik-Niiles Kross, ma tänan teid nende vastuste eest. Meie liigume nüüd aga pildiga Tallinna tänavatele, kus uurisin rahvalt, kas nende hinnangul peaksid Eesti avalikus ruumis Ukraina toetuseks lehvima sinikollased lipud või mitte. Kas teie hinnangul peaksid Eesti avalikus ruumis lehvima Ukraina toetuseks sinikollased lipud? Teatud kohtades võiksid nad lehvida, näiteks Välisministeeriumi juures, aga üldiselt mitte igal pool. Võiks küll. Nii et teid ei häiri need? Ei, miks? Jaa, miks mitte? Ikka võivad. Nii et teid need ei häiri? Ei, kindlasti mitte. Loomulikult peaksid. On neid piisavalt palju või peaks isegi rohkem olema? Neid ikka paneb tähele, et ma ei arva, et neid tingimata rohkem peaks olema, aga maha nüüd küll võtma ei peaks, jah? Ei tundu ausalt, ma ei jälgi eriti, aga ei tundu. Vähemalt silma ei torka, et oleks niimoodi, et iga maja küljes. Oleneb, kus tähendab avalikus ruumis kindlasti mitte. Aga kus need siis võiksid olla? Oma kodu akna peal näiteks, niimoodi. Aga linnapildis häirivad? Neid on liiga palju, see aeg on möödus juba. Võib-olla mingi paar aastat tagasi oleks võinud nagu okei olla, aga aeg on teine. Kas te usute, et neist on selline moraalne tugi ka siis ukrainlastele? Ma tahaks loota, et on veidikene, et see näitab meie, et me oleme nendega ikkagi mõtleme nende peale. Ma arvan ikka on, et olgu see siis tänavapildis või ma ei tea, kodulehtede logodena või et ikkagi endiselt oleks imelik, kui me need järsku ära võtaks, sest sõda ju käib ja ei ole läbi, et ikka, ma loodan, et on väike tugi neile. Aga väga suur osa Eesti ühiskonnast leiab, et neid ei peaks olema. Mis te neile ütlete? Mul on neist kahju. Raske on teiste inimeste mõtteid muuta, aga et olge siis tolerantsed ja toetage hädas olijaid. Kahe 2025. aasta jooksul peteti 5 Eesti elanikult välja 6 korterit. Nimelt hakkas levima siinses mõttes uudne skeem, kus mõjutati inimesi oma kortereid maha müüma, ikka selleks, et ohver võtaks seejärel 10, kui mitte 100 000 eurot sularahas välja ning annaks pättidele. Petuskeemidest ning kelmide kavalusest räägitakse Eestis palju, kuid ikka ja jälle leidub inimesi, kes nendel lõksu langevad. Miks see nii on, arutame Õhtulehe ajakirjaniku Kristjan Väliga. Tervist! Tere! No Kristjan, äsja ilmus artikkel, kus sa tegite nendest samadest juhtumitest siis sellise kokkuvõtte, et see kõlab uskumatuna, et kuidas jõutakse üldse sinna maale, et sa paned enda korteri müüki? Mis on see kavalus, millega pätid suudavad su nii-öelda ümber sõrme keerata? Et see, tõesti, ma loen seda ja see tundub nagu niivõrd hoomamatu. No jah, et eks see on nagu ühes küljest täpselt see, et nagu need pätid, neil ongi oma nipid ja see ei erine selles mõttes nendest muudest skeemidest, et kus siis inimestel lastakse sularaha välja võtta niisama enda pangakontolt või siis sisestada siis oma PIN-koodid niimoodi, et siis inimest hoitakse telefonis ja nagu kogu aeg rääkimas ja siis manipuleeritakse seda nii kaugele. Lihtsalt see skeem on selles mõttes natuke teistmoodi üles ehitatud, et see on nagu uudne, et see rõhub siis sellele, et kuidas küll, et palun abistage
siis politseinikut on ju, et või noh, politseid, et nad saaksid siis nagu pätist maakleri kinni on ju. Ja sellisel puhul ongi, et noh, inimesed tahavad kuidagi nagu head olla ja siis nagu selle õigluse poole peal ja siis nad mängivad kaasa. Ja see on huvitav ka, et tegelikult on ju see nagu see skeemi üks alus on see, et Eestis on hästi kõrge, et eestlased nagu, Eesti inimesed hästi palju usuvad politseisse, et nad on nagu selline nii-öelda noh, et selles mõttes on kõik õige ju, aga lihtsalt jah, need pätid kasutavad siis kavalaid nippe, et siis neid ära tinistada ja paraku siis jah, et eelmise aastaga 5 teadaolevat juhtumit, kus siis inimesed jäid oma kinnisvarast ilma. Ja seda tagasi pöörata? Jah, noh, selles mõttes ongi, et nii palju kui on teada, siis ei ole võimalik, sellepärast, et sul ei ole seda teist osapoolt, kes su siis nagu ära nagu pettis, tema on kuskil välismaal on ju. Ja see heauskne inimene, kes selle korteri ostis, tema ei ole ju milleski süüdi, et tema lihtsalt ostiski selle ära, et ongi kõik. Aga kuidas me jõuaksime sinna maale, et inimesed ei langeks enam nende petuskeemide ohvriks? Et sul oli seal artiklis oli väga selline, ütleme, ärevus tekitav lause, et varem või hiljem, et neid petuskeeme on nii palju, et me kõik kuhugi ohvriks suudame nagu langeda või mingisse lõksu me kukume. Ja. No see ongi ju tegelikult, et kuna nad nii mitmel rindel tegutsevad, et kui meil oleks ainult see, et kuna meile helistatakse mobiilile ja siis küsitakse meie PIN-koodi, et kui see oleks nagu ainus või siis oleks ainus see, et meile tulevad mingid SMS-id on ju, aga see on ju kõik, nagu igal pool on nagu meilid, SMS-id, helistatakse ja mingil hetkel lihtsalt kuidagi nagu valvsus võib kaduda ja see tase on nii kõrgeks läinud, et ma isegi olen vaadanud unise peaga näiteks meili, mis on väidetavalt siis Facebook saatnud, aga tegelikult, kui ma nüüd hiljem süvenesin, siis oli see nagu kõik oli nagu Facebook välja arvatud, siis see tegelikult see aadress, kus see tuli, ei olnud Facebook. Kas AI tormiline areng teeb siin karuteene ka inimestele? Jah. Et see ongi, et lihtsalt kuna AI-ga suudetakse teha nagu nii identsed igasugused pildid, kirjad, kõik tõlked on ju, tõlke jaoks on väga hea AI on ju, et siis me oleme ju valgusaasta kaugusel juba selles, kus olid need, ma ei tea, mingisugused printsid kuskil kirjutasid vigases keeles, et palun saada mulle raha on ju, et sellist asja enam ei ole nagu, vaid ongi võltsitud veebilehed, et sa lähed lehele, mis sinu arvata, kus sinu nagu PIN-koode küsitakse ja siis kõik tundub nagu näiliselt õige, aga tegelikult on see nagu skeem, kus siis üritatakse lihtsalt sind panna logima sisse valele lehele. Sama artiklis tegid intervjuu notarite koja juhiga, et ka tema tõi seal välja, et vahel tõepoolest võib-olla mingid tehingud võivad tunduda natukene kahtlase võitu, aga kus maalt on siis see koht, kus keegi peaks reageerima? Ütleme, et kui mingisugune vanem inimene on langenud selle petuskeemi ohvriks, tahab enda kinnisvara ära müüa ja see tundub kahtlane, et ütleme, et tal lähedasi ei ole, siis kas see ongi siis lootusetu juhtum või kes kus peaks sekkuma, kui üldse? No selles mõttes ju kinnisvara müüakse ikkagi võrdlemisi palju, et igapäevaselt toimuvad tehingud ja meil on ju ikkagi suur hulk inimesi on eakamad ka ühiskonnas ja me ei saa ju teha sellist, et me nüüd rakendame neile mingisugust mingit erikohtlemist, et me peame ikkagi normaalsuse piires jääma ja notarid küsivad inimeste käest kontrollküsimusi, aga kui nad on nii hästi ära nagu õpetatud, siis lihtsalt väga keeruline vahele jääda, sest neid on nii palju manipuleeritud, et nemad on umbes ka nagu notarid umbes võivad olla asjaga kaasas on ju, et te peate valetama, te peate ütlema täpselt ja siis mida siis notar ütles ka, et nad ongi viimase detailini, et umbes, et nad räägivad, et kuidas Eestis müüvadki oma korteri maha, et kolida siis sinna Venemaale ja siis umbes sellel tänaval on see vaba korter, mida ta tahab osta selle eest ja kõik siuksed detailid. Ja ega nagu, ma arvan, et päris lõpuni ei saagi seda nagu nulli viia, sellepärast, et inimesi on palju, juhtumid on palju ja ongi, et sa ei saa ju kuidagi, politsei ei saa hakata ju uurima igat juhtumit
kus lihtsalt inimene on kuidagi veidralt käitub. Aga mis see tagantjärele tarkus meil nende juhtumite puhul siin on, et kontrollida kõike, et see ju muudab ka inimese natukene paranoiliseks, et tõepoolest, et kui iga arve, mis sulle tuleb, iga kiri, mis sulle tuleb, et sa kontrollid kõike 7 korda üle, et kas ikka on tegemist nagu tõese asjaga. No loodetavasti siis äkki kuidagi ongi see AI, mis on nagu suure osa sellest probleemist ka tekitanud, mis aitab kaasa nagu paljudele kelmidele, siis võib-olla see ka kuidagi nagu aitab tulevikus, et nagu välistada seda või vähemaks teha. Aga no põhimõtteliselt siuke umbusaldus ja selline, et ära midagi puutu mõtteviis on võib-olla selline õige, on ju. Noh, vähemalt praegusel ajal, kus tõesti on nagu see nii lademetes. Et seda heausklikkust tuleks natukene asendada sellise umbusuga. Jah. Et meil ei ole nagu muud võimalust, kui me tahame oma raha alles jätta. Et lihtsalt see on, noh, neid on nii palju neid erinevaid skeeme ja lihtsalt nii palju kogu aeg üritatakse ja me peame kaitsma nagu ennast. No sina meil selliseid politseilugusid kirjutad, mis sinu kogemus ajakirjanikuna räägib, et milline on olnud kõige selline võib-olla kurioossem juhtum, kus sa mõtled, et tõepoolest, et jumal tänatud, et mind ennast sellisesse petuskeemi olukorda ei pandud, sellepärast, et võib-olla oleksin ise ka orki langenud. On midagi sellist? Võib-olla mitte sellist, kus ma ise oleks, aga lihtsalt neid on nii palju, kus sa loed seda kirjeldust ja kuidas see asi on nagu välja mängitud, siis see tundub nagu nii uskumatu, et see on tekitanud hirmu. Nii uskumatu selles suhtes, et see on nii usutav või nii uskumatu selles suhtes, et keegi on seda uskuma jäänud, et kumb variant siis? No tegelikult ongi see, et keegi on seda uskuma jäänud, et lihtsalt kahju on, mina loen, et kuidas inimesele räägitud, et mingisugune, ma ei tea, Euroopa Pank umbes teeb oma skeemi, et otsib oma mingisugust nuhki või mis iganes ja inimene kahjuks on nagu olude sunnil on teda viidud nii kaugele, et ta jääbki uskuma seda, et tema on nüüd mingisuguses suures operatsioonis, kus tema on mingi roll ja tema peab pangatöötele valetama, peab politseinikule valetama, et see on nii uskumatu, et esiteks inimeste võimalik manipuleerida nii pikaajaliselt. Ma just tahtsin öelda, et need petturite manipulatiivsed võimed peavad olema ikka äärmiselt tasemel. Ja. Eks nad lähevad nagu massi peale ka, et nad ikka paljusi üritavad, et selles mõttes on nagu ikka massi peale ka, aga jah, neil peavad olema mingisugused väga head oskused ikkagi, et niimoodi panna inimesi, sellepärast, et see on ju pikaajaline protsess, et korteri mahamüümine, see ei ole ju niimoodi, et ma praegu siin vajutan 2 klahvi, kui ma räägin telefoniga. Et seal on ju see, et see maakler tuleb ja teeb pildid ja siis ta läheb nagu, ongi minema notarisse ja see võtab kõik aega, kuni ostja nagu võtab ühendust, aga ometi see on, jah. No siin intervjuu lõpus võib-olla on mingisugune kerge õpetussõna või tarkusetera või lootuskiir sul vaatele edasi anda, et kuidas annaks ehk seda tundub, et rööstitud olukorda, vähemalt selle sama ühe lause põhjal, mis su artiklis oli toodud, et varem või hiljem tõenäoliselt kõik me langeme mingil määral mingi pettusohvriks. Et on seda olukord tõepoolest nii rööstitu või on siiski kuskil tunneli lõpus ka valguskiir, et tegelikult nendest pettuskeemidest annab ka kõrvale hiilida? Ma arvan, et inimestel lihtsalt kogemus, et aegapidi me võiksime rohkem rahulikumalt oma igapäevaeluga mõtestada enda jaoks, et kui keegi helistab, siis me nagu mõtestame läbi, et miks ta nüüd helistab ja kes ja aegapidi ma arvan, et läheb see olukord paremaks, et me muutume ühest küljest selliseks umbusklikuks, aga samas me siis mõistame ka seda, et see lihtsalt eksisteerivad need pettused meie nagu ümber, aga me oskame neid paremini siis vältida. Kristjan, ma tänan sind selle intervjuu eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify'st. Mina kohtun teiega taas, aga juba järgmisel reedel ikka Õhtulehes.